pean ka järgi jõudma sellega. Kuidas me jõuame järgi sellele, mida Issand teeb ja sellest ma räägin. Nüüd kadus hääl ära. Okei. Nüüd, okei. Et kuidas me jõuame järgi sellele, mida Issand teeb Asbury ärkamises. Ja nii Robert Coleman ütles, et me peame järgi jõudma. Esimese õhtu, kui ma läksin sinna suude auditooriumisse jõudsin, see oli kell 5 ja see on 1500 inimest mahub sinna. Aga seal oli umbes 100-150 inimest kohal. Ja kui ma seal istusin ja ma olen tuntud selles kogukonnas, siis inimesed hakkasid minu juurde tulema ja nad hakkasid tunnistama asju. Paat, kas sa palvetaksid minuga selle kohta ja nad nutsid. Ja ma olin just sinna sisse tulnud. Ma tahtsin nagu aru saada ja püüda järgi jõuda, mis toimus. Aga inimesed juba hakkasid tulema ja küsima. Võib-olla liigutame natuke seda pulti seal, et saaks ekraanile paremini läbi. Okay. Niisiis, see on nüüd uus kogemus mulle. Ja nüüd me õpime koos. Aga kui me nüüd seda teemaga tegeleme, siis mõtlen kõigepealt palve aspektile. Kui me räägime ärkamisest, siis palve ja ärkamine on kaks asja, mis kõnnivad käsi käes. Palve ja ärkamine käivad käsi käes ärkamises. Ma ei ole veel kuulnud ärkamisest, kus ei oleks palve olnud osaks sellest. Selliseid lugusid me lihtsalt ei leia. Ja ma tahan siin rääkida osa sellest loost ja mõningatest printsiipidest, mida me oleme sellest õppinud ja mida saaks rakendada. Aga kõigepealt palvetame koos. Issand Jeesus, me jälle täname sind, et me võime olla koos sind sellel hommikul, et sa oled Jumal, kes liigub ja sul on rõõm tuua elu ja valgust. Sinu rõõm on meid kaasata oma töösse. See on sinu rõõm anda need ülesanded, mis ei koorma meid, vaid mis toovad meile endile elu ja teistele. Ja Issand, ma palun nüüd, kui me kuuleme sellest, kuidas sina oled töötanud ja kui me kuuleme sinu sõnast, et sa liigutad meie südameid ette kujutama, unistama ja palvetama selle pärast, mis sul on valmis pandud meie jaoks, meie linna, meie maa jaoks. Aamen. Aamen. See oli see sõna, mis ma just praegu õppisin eesti keeles. Ja kõigepealt räägime Asbury ja Asburyst ja selle ajaloost. Mõned inimesed, kes ei tunne Asburyt, ei tea sellest ajaloost ja sellest ülikooli ajaloost ja meil oleks vajalik mõista seda ja mõista, miks ja kuidas tuli sinna just. Ja eelmine aasta, kui algas ärkamine, siis ülikooli õpilased ja töötajad olid tegelikult palvetanud aastaid ärkamise pärast. Kes need olid? Kogukonna inimesed,
ka vilistlased, õpetajad, õpilased, paljud, kes käisid koos palvetamas. Aga kõik enamus ütlesid, kõik ütlesid, et ma nüüd läks sumiseli ära. Okei, nüüd tuli tagasi. Mõnikord, kui ma räägin neid lugusid, siis ma tahaks hakata nutma. Nii et kui mu pisarad tulevad, siis see on okei. Sest et see on üks asi, mida ärkamine teeb. Sest et seal on pisarad. Ja need on pigem rõõmupisarad. Üks mu armas sõber ülikoolist, ta teeb tervisejooksu ja tema räägib ja ta jookseb sellest, ta jooksis sellest auditooriumist mööda ja ütleb, Jumal, tee uuesti seda. Ja kui ärkamine algas, siis ta ütles, tänu Jumala, tänu Issand, sa tegid seda. Nii et ajalugu on oluline siinkohal. Kas need laetuled on vajalikud? Aga mul on raske näha, sellepärast, et prožektorid on näos. Asbury ülikooli puhul on oluline see, et see sai alguse 1890 ja sellest ajast peale kuni tänapäevani on olnud 12 erinevat ärkamist. Ja sellest on ka kirjutatud raamat. Ja ma võiksin näidata seda raamatut, mis on kirjutatud, siis me saame teile kõigile näidata ekraanil. Ja see räägib, kuidas Jumal on liikunud seal ülikoolis. Ja 20. sajandi alguses on ka, ja täppi 20. sajandi on olnud need ärkamisi ja Robert Coleman on autor, raamator, ja Robert Coleman oli 50-ndatel selle ülikooli tudeng ja siis toimus ka ärkamine ülikoolis. Mul on mõned pildid ka Robert Colemanist. Nüüd sellel ärkamisel 73 aastat hiljem, kui ta on mingi 93, 45 aastat vana ja Clem on tema hüüdnimi. Mida sa sellest kõigest arvad? Ja siis ta võttis haaras mu käest kinni ja ütles ja kõvasti pigistas. Vaad, kas see pole imeilus, mida Issand teeb? Kas pole see ilus, mida Issand teeb? Ja siis ma mõtlesin, et kui minu elu lõpus ma tahan olla sellises kohas, kes igatseb seda Issanda ilu, kes sellel on kirg ja kelle süda igatseb Issandat. Ja Robert Colemaniga rääkides ta ütleb sulle, et kui tema tudengiaastad olid need, mis teda kujundasid. Robert Coleman on kuulus. Tema on kirjutatud evangelismi meistriplaani. Ta on minu naaber ja me oleme õhtust söönud koos. Ja ta ütleb, et see ärkamine mõjutas seda, et ta hakkas otsima sügavaid Jumala asju, millest peale ta polnud kunagi mõelnud. Ja tema 20-ndates ja 30-ndates aastates ja 40-ndatel aastates ta otsis Jumalat ja ta läks väikeste tiimidega väikestesse linnadesse evangeliseerima. Nüüd selles viimases ärkamisel oli üks naine ja kui ma istusin ta kõrval, väga
imekaunis 95-aastane ja ma istusin ta kõrvale. Ja ma küsisin, kas sa tahad, et ma palutasin su pärast ja ta vaatab mulle, ta ütles, et ma olin siin tudengina 1950. aastal. Kuidas sellest ärkamist tema abikaasaga ja siis ta läks välja ülikoolist, ta läks tiimiga välja ja laulis ja jagas seda ärkamist teistega. Ja et nad läksid peale seda 35 aastaks Koreasse ja tal oli võtmeisikuks Korea metodisti kiriku rajamisel. Nüüd selles viimases ärkamisel mõnikord me oleme kannatamatud, kuidas Jumal teeb ja mismoodi ta teeb. Aga praeguses ärkamises 400 tudengit pühendasid ennast täisajalisele kristlikule teenimisele ja keegi ütles, et Steve Simmons on samuti on professor ja ta oli 75. aasta ameriklasel. Ja ta ütles, et kui ma 25 aastat hiljem et ta sai aru, et need asjad, mis sündisid tema elus, olid seotud selle ärkamisega, mis toimus 75. aastal. Ja kuidas see mõjutab meie elusid, on väga oluline. Me teame Joosepi loost. Ta ei mõista, mis toimub, kui ta on 18 või kui ta on vanglas. Ta ei hakka asjadest aru saama, kuni lõpuks ta näeb oma vendi enda juurde tulemas. Ja siis lõpuks ta ütleb, et see on Jumala töö, et päästa minu perekond. Keda tahab Jumal päästa meie elude kaudu? Ja kui ma nüüd räägin sellest ajaloost, ärkamist ajaloost, sest nende läbi aastate Asbury ülikool on ülikoolis inimesed palvetanud. Ja palvetad ka praegu. Mõnikord me räägime, et me nüüd palvetame täna, paastume ja palvetan täna või võtame terve kuu, et paastuda ja palveta ärkamise pärast. Aga see on selline palve, mis on regulaarne, igapäevane, jätkuv, mida palvetatakse iga päev perekondades, kodudes, individuaalselt, ülikoolis ja kirikutes. Ja Jumal kasutab kõike seda, et hakata asju liigutama. Nii taevastes sfäärides kui meie südames. Ta lihtsalt avab neid tänu palvetele. Ja see on palvetöö. Tahan jagada lugu. Ja seda ma alati jagan seda sama lugu, sellepärast, et see on võrdum. Ja see on Luuka 18. peatükis. Mulle meeldib see tähendamissõna, sest selle alguses öeldakse, et Jeesus seletas ära oma jüngritele, mida see tähendamissõna tähendab. Ja mõnedel tähendamissõnade puhul me ikkagi täpselt veel ei tea 2000 aastat ilma, mis nad on. Aga Jeesus siin annab seletusse. Nii, salmis 1 ja ma hakkan lugema seda. Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama
ega tohi tühida. Ühes linnas oli kohtunik, kes ei kartnud Jumalat ega häbenenud inimesi. Samas linnas oli ka lesklaine, kes käis aina tema juures ja rääkis, kaitse mu õigust mu vastaste vastu. Ja tükk aega kohtunik ei tahtnud. Aga pärast mõtles endamisi, ehk ma küll ei karda Jumalat ega häbene inimesi, ometigi, kuna see läks mind tüütab, muretsen ma talle õiguse, et ta oma lõputu käimisega mind ära ei piinaks. Ja issand ütles, te kuulete, mida see ülekohtune kohtunik ütleb. Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd? Kas ta peaks viivitama neid aidates? Mõtlen teile küll, ta muretseb neile peatse õigus. Ometi, kui inimese poeg tuleb, kas ta leiab usku maa pealt? Nii et see on selle loo ilu. Et me palvetame ja me ei jäta järgi. Luuka 18, 1-8. Mõnikord me hakkame nagu tüdinema, midagi ei toimu. Aga me ei tea, kuidas toimub Jumala ajastus. Sest kui meie siin maa peal palvetame, toimuvad mingid taevased muutused, mingitel asja liigutatakse taevastes sfäärides. Seal toimuvad asjad kõik teises ajastuses. Aga me teame, et me peame õppima palvetama ja mitte alla andma, järgi jätma. Kui me palvetame värkamise pärast, siis me peame olema järjekindlad, järjepidevad. See on harjumus. Eestis meil on olnud kuulus ärkamine 70. 80. Olevisti kirikus. Ja mõnikord me mõtleme, kuidas Jumal saab teha seda uuesti, kuidas Jumal võiks teha seda uuesti. Ja see on väga hea mõte. Aga see, mida Jumal on minevikus teinud, me ei taha seda kopeerida, me ei taha seda korrata, aga see annab meile juhtnöörid või navigeerimiskaardi, kuidas Jumal võiks töötada tänapäeval. Sellest ajast on palju aega möödunud, aga mõned asjad ei ole muutunud. Ja Jumal võib aidata meil neid asju mõista. Mõnikord me jääme kinni sellest, et me tahame just samasugust ärkamist. Täpselt samamoodi peab see toimuma. Aga Jumal ei tööta täpselt samamoodi. Jumal teeb uut. Kristus rääkis Jumala riigist evangeeliumetes, siis lugu oli ka kord uus. See, mida ta rääkis maksukogujale, sellest, mida ta rääkis naisele kaevul. Aga ta rääkis alati Jumala riigist ja Jumala riigi tulekust. Ja nüüd ma tahan jagada 3 sellist asja palvekohtult, mis toimus Asporis ja kuidas meid võiksid anda meile viiteid selle kohta, kuidas Jumal töötab. Kui ärkamine ärkas, keegi ei teadnud seda ette. Ma pean, tegelikult oli üks väga väike hulk inimesi, kes eelmisel päeval ja selle sama päeva hommikul, sealhulgas kell 10 hommikul kolmapäeval. Seal oli üks väga väike grupp inimesi. Mitte Jumal andis, et keegi ütles, et kuu aega ette, et nüüd hakkab tulema. Oli üks naine
kolmapäeva hommikul sai sõnumi oma palveajale, et pane oma külaliste tuba valmis, sul on täna õhtul külalised. Ja sellel hommikul ka Jumal rääkis Jumal mulle muutustest, mis tulevad. Aga ükski sellest ei olnud selline sõnum, et hakkab nüüd kell 10 hommikul. Seal oli kooriharjutus kabelis. Nad nägid sellist, et seal on vaimulik võitlus selles auditooriumis. Nad nägid seda, et toimub mingisugune vaimulik võitlus. Mingisugused viited nagu olid sellele. Olen intervjueerinud inimesi. Mitmeid kümneid inimesi ma olen kuulanud lugusid, märkmeid teinud nende kogemustest selle ärkamise jooksul. Ja see on aidanud mõelda läbi neid asju. Nii et kui ärkamine algas, siis tudengid nutsid ja nad olid täiesti läbipaistvad. Nad olid nii avatud ja seal ei olnud midagi, keegi ei esinenud. Keegi ei oodanud, et nad mingil kindlal viisil peaksid reageerima. Mõnikord kõik peavad langema maha. Kõik hakkavad rääkima keeltes. Mitte midagi ei ole valet, kui inimesed langevad maha või hakkavad rääkima keeltes. Aga kui me käsime inimestel teha midagi või sunnime tegema, siis me hakkame näitlema. Siis me ei ole enam tundlikud püha vaimule. Seal ei olnud mingisugust sellist ettelemist. Esimestel tundidel tuli üks naine sinna altaripaari äärde. Seal oli siis 50-70 inimest ja ütles, ma tahan tunnistada teile kõigile. Eelmisel nädalal ma olin sillar, mis on 50 meetrit kõrge ja ma tahtsin sealt alla hüpata. Sellepärast ma kõiki vihkasin siin. Ma vihkasin kõiki siin. Aga ma pean tunnistama ja ma tahan seda tunnistada ja ma palun, et Jumal tooks tervenemisi mu ella ja siis nad kõik kogunesid tema ümber ja palvetasid ta pärast. Ja see tähendab see, et see ei olnud nagu eest johitud. See on kaastunne. Keegi ei pea ütlema sulle, et sa pead armastama kõiki, sa ei tohiks siukest asja üldse mõeldagi. Me tahame hakata jutustama, kuidas inimesed peavad olema. Aga kaastunne on midagi hoopis teistsugust ja see on lihtsalt üks lugu. Inimesed tulevad ja ütlevad, ma olen pornosõltlane. Ja ta pani jättis selle telefoni sinna lavale ja läks minema. Ma ütlesin, ma ei saa sellega hakkama. Pane läbi. Ja päris kohe alguses hakkas toimima eespalve. Let's go here. Let's see if we can get this. Intercession. Eestpalve. Now I can't remember how to spell session. Intercession. It's English. Okay, can you see that? Is that okay? Okay. On nähtav, jah. Ja peaaegu koheselt tekkis grupp eestpalvetajaid.
Ja mis toimus seal oli, et oli grupp inimesi, 10-12 inimest. Nad olid seal kohal. Ja nad olid osa sellest esimesest päevast alates. Ja see asja ilu oli, et sealt on palju ruumi laval. Ja seal selle lava ees oli palju ruumi talveks. Et palvetamine lava pealt on väga oluline. Is that better? Yeah, I just made it bigger. Yeah, I know. It's okay. Oh, that's better. That's a little thicker. Okay. Okay. And so what we did, and so intercession was this group, and there was about 10 people there in person, and there was probably another 40 or 50 WhatsApp chat group. Inimest koha peal ja 40-50 olid siis chatis, kes olid ülikooli vilistused ja siis see oli online'is. Ja eestpalvetajad kogu aeg palvetasid ja alati reageerisid kohe. Ja nad olid online'is ja nad palvetasid erinevates olukordade pärast. Ja see kogu aeg toimis. Kui sa läksid sinna, kell 7 hommikul olid juba inimesed seal ja kogu aeg. Nii et nad reageerisid koheselt vajadustele. Ja mõni ütleb, et mõni ütleks, et meil on 5000 inimest, aga meil on 3 tualetti. Ja siis me võtsime need ehituse need asjad, et meil on 10 000, kes tahavad sisse pääseda. Issand, meil on vaja mõista, kuidas neid inimesi organiseerida, kuidas nendega tegeleda. Meil on radikaliseerinud grupid, kes tahavad sisse tulla ärkamisele ja teha seda poliitiliseks platvormiks oma sõnumile. Mida me nendele ütlema? Hoia rahu, aga suuna nad mujale. Iga päev oli mingisugune uus väljakutse ja kõik need vajadused või kriisid läksid kohe eespalvetajatele. Nii et pideva eespalve toimis kogu ärkamise ajal. Ja seda eespalvegruppi juhatas üks ülikooli professor või koordineeris. Ja siis oli üks palve, mida palvetati kogu aeg, iga päev, ja nad palvetasid 2 asja. Alandlikkust. Et kõnelejad oleksid alandlikud, hoiaksid Kristust aukohal ja hoiaks fookuse pühal vaimul ja mitte ei hakkaks ennast õpitama. Ma väga palju reisin Brasiilias ja mujal. Üks asi on see, et meil on edu. Et me tahame panna nimesid nende asjade taha. Me tahame, et meie nimi tuleks ette seal. Aga alandlikkus on see. Inimese tõusis ja hakkas rääkima. Minu nimi on Kevin ja ma töötan siin ülikoolis.
And everybody would go, oh, this Kevin sounds like a nice guy. Ja But vaatasid, et Kevin Kevin on was the tore. president of the university. Kevin oli tegelikult ülikooli president. And then they would come in to the door. Ja, And there would be some older gentleman ja at the mõnikord door inimesed saying, oh, no, olid you need need, to come this way, you need to go that way. härrased olid ukse peal, Older gentleman, he's maybe 60 or 65. oli 60 aastane. See on Great Greener, kes on rohkem piibli kommentaare kirjutanud, kes on nagu üks parimaid Uue Testamendi õppejõude. Inimesed tulid, ei teadnud. Nad teavad, nad ei teadnud, kuidas ta välja näeb. Nad on nende oma raamatuid lugenud. Aga see professor oli tervitaja, juhatas rahvavooguse. Ta aitas neil kohtasid leida. See oli alandlikkus. Kuidas me saame teenida? Keegi ütelnud, mina tahan sinna lavale nüüd pääseda. Ja inimesed läksid, et minu nimi on David, minu nimi on Mark, minu nimi on Zach. Ja see ma tahan teile rääkida. Ja siis nad räägivad ja keegi ei teadnud, kes oli keegi kuulus või mitte kuulus. See ei olnud, kes räägib, vaid rõhk oli Kristuse tema tööl ja see alandlikkuse palve käis kogu aeg selle taustal. Ja teine, mida palvetati iga päev kogu aeg, oli tundlik, vastuvõtlikkus. Et inimesed oleksid vastuvõtlikud, et oleksid avatud südamest. Paljud tulid ka mulle külla. Inimesed ööbisid meie majas. Ja ma ütlesin, et kui sa oled tulnud nii kaugele selleks, siis ära jää sinna lihtsalt vaatlejaks. Mine kogu täiega nii, et ja mõtle, mine ette ja kui sa ei tea, mida sa vajad, siis ütle, et Jumal, kohtu minuga siin paigas. Me nägime, kuidas Jumal lepitas inimesi nende suhetes. Ta tervendas murtud südameid. Ja sellised olukorrad, mis tundusid täiesti võimatuna, aga Jumal töötas seal. Ja see on ärkamine. Nii et see palve kätel kandmine, meie palume Jumal, et Jumal, me vaatame ringi, et see on võimatu. See ei ole võimalik, kes su käsi sünnib, aga Jumal ütleb, et kõik on võimalik. Üks meest oli, ta oli väga suur ja ta tahtis tantsida ja oli väga valjuhäälne. Ja ta nagu tõmbas tähelepanu endale ja ma läksin ta juurde, ta oli väga suur, ta oli mingi 25, aga ta oli 2 meetrit suur ja ma panin tema käänse, et kuule, kas ma võiksin su minutiks rääkida sinuga? Me ei taha inimeste tähelepanu kõrvaljuhtu sellest, mida inimene teeb. Ma ütlesin, et ma olen noorte pastor ja me teeme niimoodi meie. Kõrikus me teeme, et ta oli 1000 kilomeetrit eemalt kohale tulnud. Ja ma ütlesin, et sa tulid 1000 kilomeetrit sellest, et teha siin seda sama asja, mis oma korras, oma kirikus teed, või sa tahad midagi uut püha vaimu käest. Mõnikord me oleme kindlad, et Jumal peab just nii töötama. Aga me tahame ärkamist, siis Jumal tuleb selline rahulikult ja tema tuleb õrnalt
ja tema headus täidab meid ja võtab meid nagu üle. Isegi kui deemonid väljaajamine toimub, siis Kristus ütles, ja ta oli kontrollis. Aga deemonid kisendasid, mitte Kristus ei kisendanud. Kahjuks on see heli katkendlik. Okei, nüüd on jälle kuulda. Aga see eespalve toimus WhatsAppis, oli online'is kogu aeg. Ja see grupp oli pidev, eespalvetajate grupp oli seal koha peal ja ka internetis. Teine asi, oluline asi, mis toimus. Pühitsemine. Pühitsemine. Pühitsemine algas 4. ärkamise päeval. Ja miks? Kui ärkamine algas, esimesed päevad olid seal tudengid, seminari tudengid, ülikooliõpilased ja kogukonna liikmed. Ja see linn on väike, see on väike linnakene, inimesed tunnevad üksteist, seal on paar tuhat elanikku ainult. Ja kõik teadsid, kõik tundsid üksteist. Neil oli kõik, inimesed tundsid üksteist. Okay, yeah. And so what happened though is on about the 4th day, aga 4. päeval hakkas inimesed sinna linnakesse voolama. Sest et nüüd on ju meil sotsiaalmeedia, nii et sõna levib. Esimese päeval üks mu sõber, Laura, on meie peresõber. Ma tundsin ta lapsest saati. Tal oli, tema suhe isaga oli katkenud ja see oli nii kahjustatud, et seda ei saa parandada. Aga Jumal parandas ja siis ta jagas TikTokis seda ja miljon vaatamist oli tema TikToki postitusel. Ja hiljem ma olin ülistamas rõdul ja üks noor 16-aastane tüdruk istus mikus, ma küsisin, kas sa tunned kedagi, ta ütles, et ma ei tunne. Kui kaua sa oled kristlane? Ma olen 3 päeva olnud kristlane. Kuidas sa... Ta ütles, et ma leidsin selle TikTokist, Instagramist, ta nägi neid videosid ja siis hakkas järgima. Ja temast sai kristlane 3 päevane peal. Hashtag Asbury Revival, Asbury ärkamine oli selle kaudu. Me jõudsime 1 miljardi inimesi, see on tohutult kiire levik. Nii et sõna levis. Mis siis toimus? Nii et oli selline ruum. Kõik oli selline ruum, kuhu kõik läksid, kes lavale läksid. Nad olid seal pool tundi, paar tundi. Ja seal oli palvetiim, minu sõber Keitsi oli seda palvetiimi juhtimas.
ja nad palvetasid, kes läksid lavale. Need, kes tegid palvetööd, nemad ei läinud lavale. Ja ka ülistusgrupp pidi allus sellele palvegrupile. Ja kui see palvemeeskond ütles, et kuulge, teie ülistajad ei ole praegu selles kohal, et te võiksite lavale minna. Ja nad tunnistasid seda ja see oli palju nuttu ja tunnistumist enne, kui nad said lavale minna. Nii et see toimus, et inimene, et me pühitseme ennast selleks, et teenida Jumalat. Me pühitseme iseennast, et minna ja teenida. Kui me oleme pastorid ja juhid, me palvetame oma inimeste eest. Aga me mõnikord peame tulema sellele kohale, kus me ennast pühitseme. Issand, mis on minu elus see, mis ma pean ära andma? Mis on minu, et ma pean ohverdama ja ära andma, et olla pühitsetud. Hebrea 12. peatükk räägib sellest, et me peame kõrvaldama patu, mis Salmid 1 ja 2. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajad, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Siin räägitakse 2 asjast. Pane maha tappat, ja me räägime küll seda juttu kogu aeg, aga siis ta räägib veel mees see, mis meid takerdab, mis koormab. On asjad, mida sa ei peagi paktuks, aga need on asjad, mis on koormavad ja mis takerdavad sind. Keegi ei saa ütelda, et see on patt sinu elus, aga see siiski takistab. Ja see on pühitsemine, pühitsemisprotsess. Sa otsid läbi oma südame ja mis asja, mida ma pean ära andma, millest ma pean lahti saama. Nii et see pühitsus oli see, et inimesed ja see palvetiim, kes oli selles ruumis, keda me kutsub palvetama, nii et tema. Siis Jumal näitas ka konkreetselt, mine selle inimese juurde ja selle juurde. Ja siis, kui nad läksid, ütlesid, et ma olen ülistusjuht oma koguduses. Nii et Jumal nagu vaimujuhatus oli, nii et kõik see oli keskendus Jumalale. Üks mu sõber, kes on ülistusjuht. Ja see oli imeline asi. Ma olen 20 aastat Brasiilias olnud missionärina ja kui ma olin seal, siis tema perekond lahkus Brasiilias, kui ta oli 14. Ja siis pärkamise ajal ta otsis meid üles ja nüüd on tal 40, tal on lapsed. Ma ei ole sind näinud, aga ma teadsin, et sa oled siin. Ja ta on ülistusjuht ja ma rääkisin temaga ja peale ülistust ta ütles, et kui ma olin, kui see ülistus toimus, ülistasin taotluses, ta ütles, et küsisin, mis on erinev. Ja siis ta mõtles, et sellest ülistuses on midagi erinevat. Aga ta ütles, et ma ütlesin, ma kuulsin iga ühe häält. Et seal oli 1500 inimest, aga iga ühe hääl oli kuulda. Kui sa lähed kirikusse ja seal on 1500 inimest, siis seal on mikrofonid, seal on ja sa kuulad seda ülistusjuhti, aga sa ei kuule koguduse laulu. Ja ma kuulsin kõikide hääli. Me pühendume Jumalale. Oli klaver, oli akustiline kitarr
5. päeval nad võib-olla panid ka kitarrile võimu taha. And I should have put some of my pictures here because that's just like, that's okay. But that consecration was really aga see pühitsemine toimus pidevalt, et kõik, kes läksid lavale, pidi läbima sellise pühitsemise protsessi, et nad tõepoolest võiksid keskenduda Kristusele ainult. And this especially happened because as it expanded and grew, ja mida laiemaks asi läks, siis tuli väga palju erinevaid gruppe sinna teenima. There's not like a regular eraser, is there? I'm going to have to erase part of this because it's getting a little crowded here. Let me see if I can do this right. Okay. Oh, it's actually okay. So the third one is we can think of as prayer. Ja 3. punkt. Oli palveteenistus. Okay. Oh, man is... Okay. Sorry. I'm like writing so slow, I can't... Ma kirjutan nii aeglaselt, et mul kaob järg ära. And this was the part where I was in charge, okay? And I'm going to talk a bit more about this. Ja mina vastutasin palvemeeskondade eest. And talk about, I want to mention just a few specific things that happened as we were talking. Räägisin mõnest sellisest asjast. Algselt meil tulid appi kohalike koguduste pastorid, aga kõik rääkisid omal viisil ja tekitas natuke sellised vastuolusid. Ma olen palju teinud seda palveteenistust ja konverentsidel ja kirikutel ja siis nad palusid mind seda nagu korraldama ja valmistama ja kõik pidid läbima väljaõppe. Kui me teeme palveteenistust ja me palvetame inimeste pärast, et me teenime neid ja teenimine tähendab vastutust. Teenimine on see, et ma ei saa ütelda kellegi ütelda, Jumal ütles mulle, et sa pead minema ja siis sa ei võta, mina ei tea, Jumal ütles, mina ei vastuta. Ei, nii see ei toimu. Kui sa teenid kedagi, siis sa vastutad sellest ja sa vastutad selle eest, mida sa teed. Et nii, et kui inimesed tulid ettes ja eestpalvatajad olid kõik läbinud koolituse ja koolitus aitas ja üks osa sellest oli, mida ma jagasin eile. Eile ma rääkisin sellest, et mis on need asjad meie elus, need 3 asja, mida me peame ära andma. Ja me saame selle asemel me saame püha vaimu viljad. See on pühitsusprotsess. Nemad ei läinud sinna pühitsusruumi, vaid neil oli see pühitsushetk, kui nad ütlesid, et Jumal, mis iganes mind takistab, hoiab tagasi. Ja patt on väga sageli see, mis on ilmselge, vaid mis on peidetud, kui me laseme häbil, hirmul või vihal oma elu kontrollida Kristuse asemel.
nii et kõik, kes läksid palveteenistusse, neil pidi olema see hetk, kus nad ennast pühitsesid ja pühendasid. See oli kõik väga intensiivne. Midagi me tegime eile, aga see teeme tegelikult 6-7 tundi. Siin eile me saime 45 minutit selleks. Ja juba esimesel 50 minuti üksid inimesed eespalvetajad hakkasid, et keegi ei olnud. Et ei olnud ütelnud, et selle häbi võib vahetada vaimu vilja vastu. Ja Jumal tahab selle vahetuse teha meie elus. Ja isegi kui me läheme palvetama teiste eest, siis ma olen rääkinud inimestega. Inimesed ütlesid, ma ei uskunud, et deemonid on olemas. Ma ei arvanud, et ma ei ole iialgi kuulnud kedagi keeltega rääkinud. Ma ei ole näinud kunagi, kuidas inimesed tervendavad. Ja nad ütlesid mulle ka. Aga ma ei arva, et Jumal võiks mind kasutama. Et ta võib mind kasutada selleks, et oma vahendina, et ta võib vahendada Jumala tööd kellegi teise elus. Ja ma arvan, et meil on kõik paljudel samad kogumis, sest et me oleme kinni oma probleemides, et need võtavad üle. Et Jumal, unustame selle, et Jumal tahab meid oma partneriteks saada. Üks asi, mida me rõhutasime selle palvemeeskonnale, oli see, et Jumala riik on vilja kandmiseks. Ja vaim on rahuvaim, rõõmuvaim, armastuse vaim. Nii et kõik annid viivad meid viljadeni. Nii et kõik annid peavad viima vaimu viljade ilmnemisele. Nii et kui Jumal tervendab, siis selle tõestus ei ole mitte tervenemine, vaid see, et nad on võtnud Kristuse vastuse, nad on kohtunud Kristusega sellel hetkel. Miks? Ütles Jeesus, et inimesed ütlesid, et me oleme tervendanud sinu nimel. Aga Jeesus ütleb, et ma ei tunne teid. Kui tervenemine on ainult teevelne, siis Kristust nagu ei olekski selles. Muidugi me tahame, et inimesed saavad terveks. Aga Jumal vaatab kõike igaviku seisukohalt, et ükskord me oleme teisel pool. Seal ei ole ju haigust. Aga oluline on see, et kui ma palun kellegi pärast, ma ei saa kontrollida seda, kas ta saab terveks, aga mida mina kontrollin, aga mida ma saan, et nad kohtuvad Kristusega sellel hetkel, see on minu võimuses. Kui ma palvetan nendega, siis nad peavad tundma seda armastust, kaastunnet. Ja ma olen näinud inimesi, kes tulevad. Mitte ainult Asbury's. Ma ütlesin, et inimesed küsivad, palju sa oled näinud tervese. Ma olen näinud 1000 tervenemisi, nagu peavalu või viljatus või luumurrud ja katkised jalad, lapsed, beebid, kes ärkavad üles, kui laps ei ole, et kui laps ei hinga 5 minutit, 5 minutit mitte hingamist, see on väga tõsine asi ja ta hakkab hingama. Aga ma olen näinud ka seda, et kui inimesed tunnevad ära Jumala issanda armastuse, siis need hakkavad rõõmust nutma. Inimesed ütlevad, mul on võlg ikka veel valutab, aga nad nutavad.
et ma tunnen, et Jumal on mind märganud, et Jumal on mind kuulnud. Ja see on see, mida sa tahad. Sest et Kristus kannatas. Ta kannatas lihas. Nii et meiegi kannatame, aga võtame paar minutit veel ja siis meil on paus. Ma tahan, et me läheme gruppidesse ja te mõtlete nende 3 palveteenistuse aspekti üle. Ja kuidas see väljendub teie kogudens? Mida sa tahaksid rohkem? Kas võite võtta need samad eilsed grupid või uued, ja rääkige oma grupis, mida te tahate rohkem näha oma koguduses, kogukonnas. Lihtsalt kokku võtta seda. Kui te rääkisite nendest elementidest, eestpalve, pühitsuspalve või eestpalve või see eelkäiv, mis oli teie jaoks nagu kõige olulisem või mis teid kõnetas? Ja või mis kohta te ütlesite, et ma tahaks seda rohkem praegu? Oli mingeid tagasisidet, andke? Meie rääkisime alandlikkused, et ma tulen Aafrikat nelipühi taustast, et need sõnad, et nii palju on nagu inimeses, isiksused on olulised, et kirikujuhid on kõik nagu väga enesekesksed, et ennem et on just vaja alandlikkust, et Kristus, et jah, aitäh. Siin on veel. Я увидел то, что очень важно, чтобы была группа ходатаев, которые ходатайствуют. И очень важно, чтобы эта группа была направляема, чтобы были в едином сердце. Ühel meelel olek. Andres, võid tulla küll. The importance of being in groups and then Okay. So the importance of being in groups and then Ja oluline oli, et ollakse gruppides ja the intercession. Ja see eestpalve oli nagu hästi oluline. Ma tänan ja aitäh teile. Ja ma ütlen nüüd, kui ma Brasiilias seda jagasin, siis üks piiskop ütles ka, et see alandlikkus on kõige raskem asi, sest et kirik on muutunud väga selliseks kommertslikuks. Me teame, kuidas asjad on. Aga ma tahaksin rõhutada seda, et veel üks asi, mis ma tahan juurde kirjutada, sinna, kus on ruumi. Ma tahan seda pühitsemist ja pühitsust. Liiga tihti oleme me lubanud oma palve elus,
eemalduda Kristuse iseloomust. Ja eriti just eestpalveteenistuses väga sageli meie rõhk on ja järgmises sessiooni ma räägin rohkem, et tähelepanu keskmiselt on need prohvetlikud sõnad, aga kuidas see meid motiveerib pühitsusele? Või inimesed tulevad ratastoolis ja tõstame nad üles ja ütleme, sul peab rohkem usk olema. Ja meil ei ole nagu armastust ja õrnust. Nii palju toimus Harrisburgi ärkamises, aga üks asi oli see, et inimesed ütlesid, et seal ei olnud nii palju imetegusid. Oli. Ja paar kuud hiljem keegi küsis, et kas seal toimus, kas deemoneid aeti välja? Või oli see lihtsalt, et keegi kuulis kelle käest ja siis ma ütlesin, et jah, ma tean, et mina panin käed peale nüüd nendele, kellest läksid deemonid välja ja ma olin üks sellest tiimist. Inimesed tulid, et nad olid haiget saanud teistes kogudustes, kus inimesed püüavad teevad Kristuse tööd ilma Kristuse vaimuta, Kristuse meelsuseta. Mitte see, mis me teeme, vaid ka kuidas me teeme. Kristuse meelsus on oluline. Üks noor mees tuli altarile, ma olin eestpalves ja teenistuses seal ja ta ütles mulle, ta rääkis mulle oma minevikust. Ta oli teinud musta maagiaga, ta oli tegelenud narkootikumitega. Me võtame sellise inimese kõrvalruumi ja miks? Sellepärast, et kui deemon on kohal, siis see deemon tahab tähelepanu, ta hakkab manifesteeruma. Deemon tahab teha kõigi jaoks asja ebamugavaks. Ja me ütlesime, et kui kellelgi on kahtlus, et ta on deemonite poolt vaevatum, siis me viime ta kõrvalruumi. Me võtsime meeskonna ja palvetasime selle mehest. Tal oli ka oma pruut kaasas ja me palvetasime pool tundi, palvetasime kõrvalruumes ja siis ta ütles, et ta sai vabaks kõigest. Ta tundis, et kuidas need asjad hakkasid välja, ta tulid välja. Ta ei hakanud oksendama, aga need olid sellised kuivad, nagu sellised köhatused. Kui ta tuli, siis ta ei saanud silmsidet hoida. Aga siis ta nägu säras. Ja ta vaatas mu peale ja ütles, su käed olid nagu tuli, kui sa mind puudutasid. Aga ma ütlesin, et ma olen käinud selles väljaajamisel ennemgi. Sa pead tegema seda ja nad on mind lükanud ja tõmmanud ja käsutanud. Keegi pole mul rääkinud minuga armastuses ja õrnuses, nii nagu teie seda tegite. See on issanda tunnistus. Aga ta ei teadnud, et neid oli õpetanud, et sul peab olema kaastunne, sa pead olema õrn inimeste vastu. Aga ta ütleb, et täpselt seda, mida ma olin nendele sadadele eespalvetanud ennem.
et issanda vägi on armastuses ja meelsuses. Aga kui nad olid minu kahtu kenad ja lahked, siis see on nagu see liha selle armastuse armastuse niimoodi luukerel või tähendab selles mõttes. See annab selle väljenduse. Ja tema tüdruk oli siis oli tegelikult kristlane ja inimesed küsivad, kas kristlane võib olla teemonitest vaevatud. Piiblis me ei ole rääkinud teemonitest, et kas sul on või sul ei ole. See on selline nagu edasi-tagasi liikumine. Me ei tea, kuidas kui palju see teemon mõju omab inimese elus, kes on täiesti seestunud. Me teame see nagu see kadara seestunu. Aga keegi võib olla, nii nagu Abrahami tooter, kellel oli kuri vaim, ja ta oli haige, tal oli küür seljas. Keegi arvas, et ta on lihtsalt haigus. Jeesus ütles, et kes on seotud olnud 18 aastat, ta oli 18 aastat seotud üle. Miks seda ei võiks vabastada? Ja Jumala vägi, kui me neid palve valdkondi kasutame, siis me ei kasuta neid käsuna, vaid me tuleme alandlikus ja me oleme avatud. See on nii palju ilusaid lugusid ja ma usun, et Jumal on sellele maailmas alustamas oma värsket tööd uuesti. Ja kui ma seda ütlen, ma ütlen seda, et selleks, et tal on partnerid. Ta ei tee seda ilma partneriteta siin maa peal. Ja kui meie ei tee seda, siis ei saa. Ta ei saata oma ingleid tegema seda. Me oleme tema saadikud. Nii et tõuseme. No ma tahan palvetada ja õnnistada teid. Järgmisel sessioonil ma räägin, kuidas me Jumala häält kuulame, prohvetlikku kuulmist ja mis on prohveteering. Me kõik teame, et Jumal räägib ja kuidas me siis kuuleme seda. Jumal tahab meid kutsuda sügavamasse palvesse. Meil on päästja, kes palvetas terve öö enne, kui ta valis omale 12 jüngrit. Nii et see on parim informatsioon, mis meil on. Ja me teame, et Jeesus veetis ööpalves. Mis see räägib meie palve? Nii, et avama käed ja ma palvetan. Jeesus Kristus, issand. Me tahame siseneda sügavamasse osadusse sinuga. Me tahame rohkem sind. Issand, me tahame, et sa elustad meie elud, meie kogukondade elud, et sa tood uue elu kogudusse meisse, et ärkamine on see, kus inimesed otsivad ja küsivad, mis toimub. Mida ma pean veel teadma, mida ma ei tea? Kuidas ma saan seda ka enda ellu? Issand, ava meie südamad, tee meist palve inimesed privaatses, meie koguduses, et me ootaksime, et me igatseksime sind, et tuli võiks põleda. Issand, aita meid. Et kui me tuleme üksinda või tuleme grupina kokku 2, 3,
et sa And we süütad just pray this now in the name of ja me Jesus. palume, Amen. et seda Jeesuse nimel, aamen. All right, thank you.